vaatan praegu mingit mega head videomängude disaini kursust. Ja paljud inimesed, noh, kui nad hakkavad tegema videomänge, nad mõtlevad, et nad on nagu nii kõvad tegijad, et nad lihtsalt tegelased, panevad neid liikuma ja on mega videomäng valmis. Aga see ei käi üldse niimoodi ja see õpetaja nagu seletab seda väga hoopis nagu maalikunstist võib-olla lähtuvalt. Et no videomängus näiteks on oluline, et mis nurgast näiteks uus tegelane siseneb, kas ta tuleb vasakult ülevalt, on ja paremalt keskelt või see, kõik need diagonaalid ja need kurvid ja kõik see, kuidas see pilt, mis mängijale avaneb, on komponeeritud, see on nagu, kui näiteks maalikunsti vaatemuksest seda analüüsida, et see on nagu tohutult oluline, kuidas see stseen nagu või see mängijale avanev pilt on nagu komponeeritud, et see action on nagu üle tähtsustatud võib-olla noorte mängu arendus huviliste puhul siis, et meil on action seal on ja väga väikeste laste puhul on action keskmes, aga üldiselt on mängija huvitatud, mis üldpilt talle nagu avaneb ja seda ma praegu proovin õppida aru saada, see disain nagu üldmulje või see üldpilt, et kuidas need diagonaalid jooksevad, et kas see on nagu vertikaalne ja kus nagu kolmnurgad omavahel suhtlevad, kus see nagu ringikujulised tegevused, et sellest nagu räägib. Et jah, väga väikeste laste puhul olen nõus, me saame panna actioni kohe keskmesse, et jah, ta sai midagi teha selles mängus. Aga üldiselt, kui mängija on juba vanem, ütleme täiskasvanu või vanem laps, siis ta tahab ka, et see kogupilt või see üldmulje on ja oleks hästi koostatud või komponeeritud. Et ei piisa ainult, et ma ei tea, iga kord kui viruta rusikaga, et siis hüppab kõrgele, et sellest ei piisa vanema mängija jaoks. Kõik see kompositsioon, et see on nii huvitav teema, kuidas ta nagu tehtud, sest meil on tohutu võimalus ja meil on ju see ekraan on videomängude puhul tohutu suur tavaliselt, et talle avaneb kogu see pilt ja kui sa oled ainult rõhutan seda kiiret tegevust selle ekraani keskel, siis see lihtsalt väga nõrk ja halb mäng või et see peab mõtlema, mida see ekraan näitab mängijale ja seal on tohutu võimalusi ja see on väga oluline, kuidas see disainiliselt on koostatud, komponeeritud. Ja proovin seda edasi õppida siis. Ja.